Okidoki, mina olen Lii, olen oma 20-ndates ja ma armastan reisimist. Hetkel elan oma abiga Hollandis ja meil tuli selline vahva idee minna oma autoga natuke Euroopat avastama. Eelmises videos külastasime me Saksamaad ja nüüd sõidame 4 päevaks Šveitsi imelistesse Alpidesse. Tule ja avastame koos maailma ühte kõige kallimat ja ilusamat riiki. Ma julgen päriselt öelda, et see on kõige ilusam koht, kus ma terves omas elus käinud olen. No lihtsalt vaadake. Tere hommikust, on uus päev, uued seiklused on ees. Hetkel me oleme veel Saksamaal, pakime oma asjad kokku ja siis istume autosse ja hakkame sõitma Šveitsi. Ma pole mitte kunagi Šveitsis käinud, aga see on alati olnud mul bucket listis. Meid ootas nüüd ees 2,5-tunnine sõit Šveitsi linna Goldausse. Reis näitas meile esialgu sõidu pikkuseks 5 tundi ja Google Maps 2,5 tundi. Sest tuli välja, et Šveitsi maanteede peal sõitmiseks on sul vaja mingit eraldi luba, mida Veis ei arvutanud enda sisse. Me jõudsime nüüd ametlikult Šveitsi. Tulge vaadake, kui läksime piirist üle, sest seal oli politseid ja nad andsid, saime nende käest osta selle passi, millega me saame siis kiirteede pealt sõita, ehk siis me ei pidanud ise otsima. See oli 40 kohalikku, ehk siis 44 eurot, eks ju. Ja nüüd teeme väikse pissipeatuse, väikse kohvipeatuse ja saame edasi sõita. Ja tänaseks eesmärgiks oli enne oma majutusse minekut külastada Staupaki koske. Sest nagu kirjeldus ütleb Google'is ilusa vaatega koht. Ja reitingud olid ka üpris head, ehk miks mitte. Aga enne seda saime kogeda esimest korda Šveitsi imelisi maanteesid oma imeliste vaadetega ning ma pole kunagi oma elus nii palju ja nii pikki tunneleid näinud. Kõik see tundus lihtsalt maagiline. Me jõudsime nüüd oma sihtkohta, kõnnime natukene sinna ülespoole ja siis seal peaks olema üks kosk, mis ma Instagramist leidsin. Siin on hästi palju turiste, aga reaalselt vaadake kui ilus. Ja seal on ka väike juga, näed va? Seal. No lihtsalt vaadake. Nagu kuidas süke koht saab eksisteerida? Eesti Munamägi. Mis asi see on üldse? See pole isegi mägi. Need on mäed. Nagu tegime siin pilte ja ma palusin ühe naise käest, et ta teeks minust ja Martinist pilte. Ja tuli välja, et ta tundus, et ta oli nagu mingi professionaalne fotograaf. Sest ta tegi vist nii head pildid. Ma panen siia need pildid. Aga jah, vaatame äkki saame selle kosa juurde lähemale minna. Üks asi, milles ma olen natuke nagu pettunud, kui nii võib öelda. Ma mõtlesin, et siin on õhk natuke värskem, natuke mägisem, selline mõnus, aga ma tulen siin ainult fritüürilõhna, sest siin on väga palju söögikohti ja tundub, et nad kasutavad fritüüri palju. Minu pea kohal on see kosk ja sellest ilusamat kohta ilmselt ei eksisteeri. Võib-olla kuskil maailmas, aga üleüldiselt nagu vaadake lihtsalt. Ebareaalne. Siin on üks selline nunnu väikene tankla ja arvestades me oleme mägedes, pluss me oleme Šveitsis. Siin on kütusehind keskmiselt 2 eurot liiter, mis on nagu üpris okei, sest Hollandis on kallim. Saksamaal on suht sama. Me olime nüüdseks juba mitu tundi ringi sõitnud ja kõht hakkas nüüd kuidagi vaikselt tühjaks minema. Ehk mis on reisi selli kõige parem variant? Vaadake, kuhu meie tulime. Anna hea McDonald's, vaja natuke raha kokku. Siin oli väga huvitav menüü, väga palju asju, mida mujal riikides ei ole näinud. Ma võtsin endale siis sellise asja nagu double Big Maci, mis tähendab siis 4 biffi. Tuleneb vaja natuke valku saada. Teeme siis teist asja. Väiksena sõin Big Maci niimoodi, et ma tegin pooleks ja siis ma sõin 2 burgerit seda. Ja täna me teeme sama. Üks suur double Big Mac heina ja üks Big Tasty burger ja 2 kastet läks meile maksma kokku 30 eurot ja 60 senti. Meil oli vaja veel 2 tundi autoga sõita. Ehk hüppasime kiirelt ka Starbucksist läbi, aga seal ei oodanud meid midagi meeldivat. Tulime Starbucksi ja üks suur matcha latte, mis oli proteiiniga. Maksis 11 eurot. 11 eurot. 11 eurot matcha eest. Meil oli probleem suuruse arutlemisega, ma tean, et ma ütlesin venti, aga siis nad hoopis andsid meile selle suuruse. Siis me oleme nagu ei, me tahtsime ventit. Ja me saime hoopis mõlemad. See on siis iced vanilla protein matcha latte.
very good, very nice. Matcha energia oli nüüd sees olemas, mida oli meil vaja veel tunniajaseks sõiduks, sest nüüd oli minu kord autorooli istuda ja vot see alles oli sõidukogemus. Lihtsalt ebareaalsed vaatad ja raske oli keskenduda sõitmisele. Ma tahtsin kogu aeg mujale vaadata ja lihtsalt neid vaateid imetleda. See oli kohe kindlasti üks suurimaid highlight'e sellest tripist ja nüüd saan ka öelda, et olen päriselt mägedes ka ise sõitnud. Minu arust saime me täiesti skämmima korteriga. Põhjus, miks me bookisime just selle koha, oli sellepärast, et see oli hea asukoht. Sellel oli rõdu, sellel oli mäega vaade ja sellel oli köök. Piltide pealt nägi see selline välja. Väga avar, väga valgusküllane, mäed. Perfektne. Nii, vaata. Kas see näeb välja nagu rõduga Sunshine ilus korter või? Köögi osa on olemas, see on vähemalt hea. Meie kaabisike voodid näevad palju teistsugusemad välja kui pildi peal. Siis see on meie mäevaatega rõdu. Kas pole mitte ilus? Ma ei tea, ma ei ole väga rõõmus. A few moments later. Saime oma toa vahele kadunud. Sa lihtsalt pead helistama ja küsima inimeste käest. Tere tulemas meie uude korterisse, mis näeb välja täpselt samasugune, aga tulge. Aga sellel on natukene parem vaade. Tulge. Siit näeb vähemalt natukene pisikest tükikest sellest mäest, sest siin eelmisel sa nägid ainult seda auku seal. Kellegi garaaži. Jah, me saime uue toa, aga ikkagi see on täiesti teistsugune nagu piltide peal. Ma mõtlesin, meil on suur rõdu, kus on ilus vaade. Ma pole mitte kunagi elus olnud, et hotell või korter on täiesti teistsugune. Ja reaalselt vaadaks voodit. Ja see lina on ka sellest rätiku materjalist. Ja sa kindlasti mõtled, et kui palju see hotell/korter meile maksis. 150 eurot oli päevahind pluss 30 eurot parkimise eest. Aga proovime ikkagist hoida positiivsed hoiakut. Me oleme ikkagist ju Sveitsis. Me läksid nüüd kõhud tühjaks ja mõtlesime, et kuna me oleme nii palju mittetervislikku toitu söönud, vahelduseks toidupoodi. Peame sinna kõndima, sest saab olla parkimiskoht. Sinna poodi minek oli meie esimene arusaam, kui kallis tegelikult Sveitsis turistina olla. See Sveitsi inimese keskmine kuupalk on 6–7000 eurot kuus. Ehk see seletab ka, miks kana hind on selline. Tere tulemast meie poe hauli. Sinki. Tänaseks õhtusöögiks tuleb meil vana hea kerge pasta. Siis pasta peale natuke valku, juustu. Pasta tegemiseks läheb sul vaja pasta. Siis täna meil menüüs 2 erinevat pastat. Martinile ricotta, enotsi pesto. Ja mulle, ma mõtlesin, pole nii ammu tomatipastaga pastat teinud. Nii, et tomatipasta. 3 skirri jogurtit, siis valku. Banaanid ja siis selline megapäkk paarikaid ja mustikaid. Ja siis vitamiinivesi ka. Kogu ostokord läks meile maksma 37 eurot, mis on päris kallis, sest me saime päris vähe asju. Aga hakkame nüüd kokkama. Makaronid, tomatipasta. Ta maitseb täpselt nagu välja näeb. Väga hea, aga mitte päris restorani tasa. Proovi Martin omaga. Pigem ei. Me lõpetame oma söömise, vaatame paar videot Switzerlandi kohta ja näeme juba homme. Tere hommikust, täna on järgmine päev, laupäev. Meil on 10.03, oleme valmis siit kodust lahkuma, et minna mägedesse jälle. Aga enne meil vaja leida hommikusöök, mis tundub olevat väga suur probleem. Mõtle küll, et oled siin turistipiirkonnas, et saad süüa. Me oleme mingi pool tundi otsinud Google Mapsis mingit kohta, mis pakub hommikusööki, mis ei oleks mingi fancy restoran, mis ei oleks McDonald's. Ainuke valik, kus meil praegu tundub olevat, on mingi pagar, aga see on jällegi nisu. Miks kõik söövad Lõuna-Euroopas ainult saia, pastat, pitsat. Järgmine klipp on ilmselt loodetavasti kohast, kus me saame oma kõhu täis. Lõpetasime ikkagi McDonald'sis, muid kohti lihtsalt ei olnud, aga me ei võtnud frikaid ja me ei võtnud jooki. Kokku läks meil 16.80, mis on mingi 20 eurot.
umbes. Siin on väga kallis. Ilmselgelt ma ei tundnud ennast väga hästi, et see on esimene asi, mis ma söön meie pika päeva alguses. Aga it is what it is. Ma eemaldasin selle saia lootes, et ma tunnen ennast natukenegi paremini. Enne sõitmist hüppasime ka väga kiiresti Aldist. Esimest korda Aldis! See pood näeb välja täpselt nagu Lidl. Väga huvitav. Tahaks natuke mingid valkusid saada. Kuna Šveitsis on hästi palju veiseid igale pool, siis ka hind on päris odav. Kõik muud asjad on siin riigis ekstreemselt kallid, aga liha ei ole. Need kõik asjad läksid meile maksma natuke üle 10 euro. Väike pissipeatus ja no mida vaateid? Mul lihtsalt ei ole sõnu. Räägime kütushinnast ka. 2.20. 2.20, 98. Aga jaa, küts on siin kallis. Välja arvatud see koht, kus me eile käisime. Seal oli odavam, aga me ei pannud, siis me mõtlesime, et igal pool on see sama hind. Tuleb välja, et ei ole. Nii et kui te näete kuskil odava hinnaga kütust, võtke kohe. Tänaseks sihtkohaks oli rada, mis on ehitatud otse mäenõlva külge rohkem kui 2000 meetri kõrgusel Alpides. Sinna me läheme muidugi kondlitega, kuna 5-tunnine matkamine pole meil hetkel plaanis. Aga igastahes vaadake jälle neid imelisi vaateid, kuniks me kohale jõuame. Tere tulemast siia linna, kus me oleme. Siin on nii ilus. Loeme nüüd ka terve video peale kokku, mitu korda ma ütlesin sõna ilus. Kuidas saab üks maailma koht nii ilus olla? Kuidas loodus üldse saab nii ilus olla? Me nüüd kõnnime sinna, kus me minema peame ja ma ütleks, et kõik kohad, kus me senimaani oleme käinud või sõitnud, on nii ilusad olnud, et mul on tunne, et sellest ilusamat kohta meil enam ei ole. Aga siis me liigume jälle uude kohta ja jälle see koht on palju ilusam kui eelmine koht ja sama on ka sellega. Ma tunnen, et nüüd me oleme palju kõrgemal, kui me enne oleme olnud. Kui ilus saab olla selline? Nad võiks meile ühe mäe anda. Kas või ühe? Näiteks selle. Lõikame välja ja paneme sinna, kus see Munamägi on. Vaated olid imelised, aga piletihinnad Kondli peale ei olnud imelised. Internetist vaadates olid need minu arust palju odavamad, aga kui kohale jõudsime, pidime peaaegu pikali kukkuma. Aga enne veel, kui ma ütlen, kui palju piletid meile maksma läksid, meiega juhtus vahepeal veel midagi naljakat. Olime siis kassade juures, kus saab piletid osta. Ja siis Martini juurde tulid mingid inimesed, kes olid nagu, kas te tahate meie pileteid poole hinnaga, et need on unlimited rides nagu. Ma olin kohe nagu mingi, tundub liiga hea, et tõsi olla. Ja siis Martin läks vaatama neid pileteid nagu, et näha, kas need on nagu skämm või mitte. Ja ma olin nagu kohe Martinile, ma ütlesin eesti keeles, et see on skämm nagu, see ei ole võimalik, et nad saavad. Põhimõtteliselt see tüdruk, selle mehe laps või midagi, tuli kohe sinna, ja me lähme minema nagu, et sellepärast müüme nagu. Aga ta ütles seda kuidagi nii enesekindlalt, et ta tundub, et ta on juba teinud enne sükset skämma. Ja enne ma nägin ka siin seinte peal olid sükse postrid piletites, mis on fake ja need nägid välja väga sarnased nagu need fake piletid. Me läks 2 peale siis 170 €, mis on mega rets hind ja see oli suht kurb, aga me juba sõitsime siia, nii et me loodame, et see on maailma kõige ilusam koht, me käinud oleme, siis on vähemalt seda raha väärt. Aga nüüd naudime vaateid, 25 minutit sõidame. Me oleme jõudnud mäe tippu. Palun vaadake meie imelist vaadet. Ma ütlen ausalt, siin on päris külm, aga see on üpris naljakas, siis nagu te näete, siin on lumi igal pool. Mul on nagu suveriided seljas ja mul on külm, aga mul ei ole nii külm nagu talvel. Kuidas siin saab üldse lumi maas olla, kui -kraadi pole? Siin on väga palju lahedaid tegevusi, kui sul pappi on. Kui sul pappi pole, siis ära tule siia. Vaadake, ta vist teeb pulmapilte siin. See on päris hea mõte, kus oma pilte teha. Tundub, et ilmaga on meil vedanud, siis Google Maps'is ma vaatasin, et osadel juhtudel on niimoodi, et need pilved on nii madalal, et sa ei näegi alla.
mis tundub, ma oleks väga kurb, kui see juhtuks. aga õnneks meil vedas, sest ilm oli mega super duper. ma olin nii meeletult rõõmus, et meil on üldse võimalus siukseid vaateid kogeda ja kõndida nii hirmsal rajal. terve aeg mu jalad värisesid ja ma ei valeta, kui ma ütleks, et umbes 58 korda käis mul peast läbi, et appi, mis siis, kui see sild siin nüüd katki läheb ja ma alla kukun. aga noh, jolo, ma ei saaks seda olukorda enam nagu nii siis väga kontrollida. ma reaalselt hakkan nutma, siin on nagu nii ilus. See on põhikoht, kus inimesed lähevad, et oma epic pilti saada, aga minu arust terve see koht on epic pildi väärt. Vaatasime kiirelt üle ka selle kohviku rajooni seal Nõlval ja siis hakkasime kõndima selle järve äärde, mis pidi aega võtma edasi-tagasi 2 tundi. kus perfektses maailmas me saaks sinna lähedale maha istuda ja nautida neid vaateid, chillida, aga kõik ei läinud väga plaanipäraselt. ja ma oleks pidanud sellest kohe aru saama, sest nagu te näete, seal on väga paks lumi maas. kuna me olime nii kõrgel maapinnas, siis see temperatuuritaju oli täiesti teistsugune. mul oli külm ja soe samal ajal ja kui päike pilve tagant välja tuli, oi. ma pole kunagi tundnud, kuidas päike nii kõvasti kõrvetas, aga samal ajal mul oli külm. nii, ja palun väga, see on meie järg, kuhu me jõudsime. kas see nägi välja nagu pildi peal? ei, sest see oli täiesti lume all ja me ei teadnud seda. aga noh, pole hullu, sest vähemalt vaated selle teeni olid imelised. kell on juba palju, meie viimane kondel alla läheb juba kell 6, mis on mingi tunni aja pärast, ehk me peame kindlasti selle peale minema, seepärast kui me ei lähe selle peale, siis me peame alla kõndima. väga mõnus oli, väga mõnus haik oli, lihtsalt väga mõnus. ja parem oleks, et oli mõnus, sest meile maksis see 170 €, eks ju. ärme seda unusta. lihtsalt nii ilus, nagu mul on nii hea meel, et ma saan olla täna siin ja meil on see võimalus käia, avastada meie imeilusat loodust. Maandusime nüüd siia alla ja siin on nii mõnus soe. Üleval oli 8 kraadi sooja ja siin all on 20 kraadi sooja. Ja seda vahet on väga palju tunda. Aga nüüd me lähme otsime, kas me leiame mingit söögipoissi. Seepärast viimane söög oli kell 11.1 McDonaldsi topeltjuustuburger. Kuna mõtlesime, et sööme siin samas linnas, aga vaadates neid menüühindasi, pigem ei. Miks ma peaks maksma 3 taco ees 30 €? 10 € taco. Sorry, see ei ole isegi eurodes, see on nende frankides. Ja see on veel kallim. Ma saan aru, et me oleme turistilikus kohas, aga meil juba läks selle kondi peale. Nii palju raha, nagu palju rohkem, kui ma arvestasime. aga õnneks me leidsime kodu peale sõites ühe imelise kebaabi koha, kus me saime mõlemad hea hinnaga kõhu väga-väga täis. ma hinda täpselt ei mäleta, aga enam-vähem siuke Maci hind, võib-olla sutsu kallim, aga kogused olid ka muidugi suuremad ja kõhu saime ilusti täis. Tere hommikust! Täna on meie viimane Šveitsi päev ja emadepäev. Soovige kindlasti oma emadele ilusat emadepäeva. Meie tänane plaan on siuke chill, low-key. Me lähme praegu Zürichisse hommikusööki sööma, sellepärast et siin meie kohas ei eksisteeri sööki. Magasin täna mega hästi. Ilmselt sellepärast, et meil on viimased päevad väga palju kõndimist, matkamist olnud. Ilm on täna norm, 17 kraadi sooja. Mul on praegu ei saa teile näidata, aga mul on mega lahe outfit seljas. Muidugi me ei saa päeva alustada ilma fit checkita. Mul on siis Adidase tossud, siis on püksid, mis me just Pull&Bearist ostsime Frankfurdist, siis About You Adidase särgikene, kott on ka About You'st, Stanley, et me ei peaks siin 5 eurost vett ostma ja see ongi kõik. Me sööme nüüd peigeleid lootes, et need ei ole 50 eurot. Nii, me saime oma peigeli, kahjuks Martin ei saanud midagi, sellepärast et neil ei olnud sinki, neil oli ainult lõhe, mida ta ei söö kala. Igastahes, siin see maksis 15 eurot. Nii et parem oleks, et see on hea. Ma panin siia vahele siis lõhe, lehtsalatit, cream cheese'i, tomatit ja punastipoolet. Ma ei usu, et see on nii hea nagu peigel St. Beansis meie kodu juures Hollandis, aga no proovime. See cream cheese on täiega hea, aga see on pisut tühi 15 euro eest. Aga reaalselt, Šveits on väga ilus koht, aga see söök siin on nagu alla igasuguse miinimumi, pluss see on nagu nii kallis. Ma annaks sellele peigelile
ta maitseb väga hästi, see sai ja kõik on super. Fulvaririis nagu ja kui kallis on 40. Lihtsalt kui ma võrdlen kõik peigelid, mis ma oma elus söönud olen, pluss nende hinnad. Palju LA-s maksis meil see peigel? Kui me LA-s olime, siis me saime ka peigleid, aga seal, nagu te näete, siin on nii vähe lõhe, aga seal oli reaalselt nagu siuke paks tükk lõhed. Nii et kui sa võrdad sellega, siis nagu ei. Meil tee peale jäi selline imeline vaade ja muidugi me pidime auto tee äärde jätma ja tulema seda imetlema. Kaina annab veits Prantsusmaa vaipse. Nagu, mis siin põhjas on, et see nii vesi nii sinine on? Liiv, kivid, valged kivid, sinised kivid. Ma just ütlesin Martinile, et nüüd kui ma siin istunud olen, siis reaalselt siuke tunne, nagu ma oleks kuskil Prantsusmaal, Lõuna-Prantsusmaal. Siuke mõnus vetika lõhn on, siuke värske õhk on ja nagu nii mõnus. Aga kahjuks kogu aeg ei saa lõbus olla. Võtsin oma mäkkare siia kaasa, pean natuke tööd tegema. Ei saa kogu aeg ainult mõnuleda, vahepeal tuleb tööasju ka teha. Tundub, et inimestel puudub siin täielik arusaam, kus nad on. Nagu, siin on korvpalliplatsi inimesed lihtsalt kõnnivad. Siit korjavad läbi. Nagu sa lähed mingi võistlusi vaatama ja siis sa mõtled ka, see on shortcut, lähen lihtsalt läbi platsi. Nägib Martin või? Lihtsalt kõndis siit läbi. Bossid, Šveitsi bossid. Mis päev Silma Starbucksis käimised on? Meil on siin carrot cake ja tavaline matcha. Käisime just toidupoes. Appi. Siin on kõik toidupoed pühapäeviti kinni. Ja see oli põhimõtteliselt ainuke toidupood, mis oli lahti, mis tähendab, et see oli nagu nii palju inimesi. Ja see oli siuke pisike toidupoed, nagu veits siuke mingi ergioski suuruna. Carrot cake teistest. Päris hea. Mu sõbranna Jessica teeb veel paremat, aga see on ka päris hea. Tere hommikust, on järgmine päev, meie viimane päev siin, nagu te näete, meil on kõik asjad juba pakitud. Tähendab, et me sõidame nüüd koju Hollandisse. Sõidame siin umbes 8 tundi, pluss siis mingid puhkepausid, pissipausid, söögipausid. Tuli väga-väga tore siin, nii ilus, mul on nii hea meel, et me saime siia tulla, aga ma väga ootan kodu, oma poodi, normaalset sööki. Nii tore, et sa vaatasid mu videot, kui sa jõudsid siiamaani, siis love you. Ja näeme kunagi järgmine kord. Tšau!